Tere, armsad sõbrad! Mul on täna hea meel tervitada siin meie tagasihoidlikus stuudios või ümarlauaga ruumis Päivit ja Harit. Sul on väga huvitav nimi, Hari. Tere tulemast! Kas see tähendab ka see nimi midagi? Vist see on see leijona. Lövi. Lövi, jah. Soome keeles? Lövi. Nii, soome keeles leijona ja eesti keeles lövi. Ja see, aga mis keeles see siis Hari on? See tuleb heebrea. See tuleb heebrea keelest, jah. Nagu see originaalselt, jah. Kas siis huvitav Hari on ka lõvi või? Ma ei tea, kust see Hari, siis see võib olla mingi, seda ma ei ole uurinud. Keegi on tõlgendanud? Jah, keegi on tõlgendanud. Võib-olla arvsad televaatajad saate teha uurimuse ja vaadata, et kas on nii? Kas see on niimoodi, aga igal juhul hea meel teid näha. Aga sinu nimi Päivi, see tähendab midagi? No see tuleb jälle sõnast päev. Ja tähendab tegelikult, mida päev jälle tähendab, on valgust, tähendab just valgust ja sära ja soojust, mis iganes see päev nagu endale kujutab. Aga mulle meeldib see nimi just sellepärast, et see on nagu päev. Siis te koos nagu moodustate sellise võitmatu tandemi nagu päevalõvi. Jah, täpselt. Kujut ette. Meie nimede tähendus. Jah. Et fantastiline, et see lihtsalt ma juba tunnen, et ma olen nagu võitjatega samas meeskonnas, et kui ma tunnen selliseid inimesi, et mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja me saame võib-olla mõne sõna rääkida lihtsalt elust ja usust ja kõigest sellest, et üleüldse on see nagu fenomenaalne, et te räägite nii puhast eesti keelt, et paljud eestlasedki ei räägi nii puhast eesti keelt. Oi, aitäh. Et kuidas see nagu juhtus? Vaata, üks asi on see, mida mina vastaksin sellele, on see, et kui Jumal läkitab, siis ta ka varustab. Kui Jumal läkitas meid Eestisse, selleks, et sa Eestis oled, elad, midagi teed, sul on ka vaja keeleoskust. Aga teine pool on ka see, et sa usus lihtsalt hüppad. Ega see keeleoskus ei tule niisama istud diivani peal ja ootad, et äkki ma homme nagu räägin, vaid oli vaja hakata kasutama sõnavara, mis sul oli, kas see oli nagu niigi vähe. Ja samm haava siis hakkad aru saama, et hakkad rohkem nagu ennast väljendama, aga samas ma usun, et seal oli ka see osa sellest, et Jumala armi ja tema nagu abi selleks, et sa üldse selle keele omandad, nii et seda on vaja, seda läheb vaja. Kumb siis enneb tulid nagu hakkasite omandama sõnu või siis te hüppasite niimoodi välja sellega, mis oli? Mina hüppasin välja sellega, mis mul oli ja sina vist. Ei, no loomulikult. Samamoodi, nii. Et muud, ei oleks saanud muud, et jääd ootama. Ega see nüüd lihtne ei olnud, et algusaastatel oli niimoodi, et siis tundsin suurt kergendust, kui sain tagasi Soome minna ja oma emakeeles ennast väljendada, aga ikkagi, et tasapisi. Siis juba Soome laeva peal pühkisid niimoodi lõpuks ometi, et kõlab tuttavalikult. Jah, täpselt selline oli olukord, jah. No, ega ma algusaastatel ma olin niimoodi, et Päivi jäi lastega siia ja mina käisin siis veel tööl Soomes. Et see oli mulle selliseks, kergenduseks, et sain natuke. Keeleliseks kergenduseks. Jah, täpselt. Aga me natuke veel läheme selle teemaga, aga kui te elasite ja elate tähendab Eestis, te olete läbi ja lõhki puhtad soomlased. Jah, nii see on. Tuli väga raskelt, tuli see jah. Vaata, see on niimoodi, et rahvused soomlased ja me oleme soomlased, 100% soomlased, meie isad, emad on soomlased, meie vanavanemad on soomlased ja nii kaugele, kui me teame. Te olete põhjast, lõunast, idast? Lõuna Helsingi lähedad. Kus on soem? See traditsiooniline küsimus, kas Lõuna-Soomes või Põhja-Eestis? Sama. Täitsa sama. Mulle tundub vahest, et Helsingis on soojem kui siin. Kuigi ta on kaugem põhjas. Võib-olla jah, et on nii. Oleneb vist jah. Aga siis soomlased elavad toredal kivisel, kaljusel maal, eks ole, te olete oma juured seal ajanud ja korraga siis mis häda siis siia Virosse nagu tõmbas siis või? Mitte miski inimlikud. Oli nii? Või kas sul oli mingisugune igatsus Eesti poole?
Ei olnud tegelikult jah, et minu arvamus Eestist või see kogemus oli väga selline hall ja selline mitte miski ei tõmmanud, aga siis me tulime tähistama oma 10. pulma-aastapäeva siis ja kuidagi jõudsime nagu, tundsime mõlemad, et oleks nagu koju tulnud. jah. Tulid pulma-aastapäeva tähistama. Mis kuupäeval see siis on või mis kuus see on? See oli maikuu 23. mai ja see aasta oli 2002. Ja see oli see, et me teadsime, et meie reis on 4 päeva ja siis me tõesti nagu Ari ütles, et meil oli eelarvamused, sest meie kogemus Eestist oli veneaegne ja siis ei olnud midagi nagu inimlikud meie sees, et vau, lähme, oi kui tore, vaid mõtlesime, et okei, me tähistame seda meie tähtpäeva, väga vahelduseks läheme nagu Eestisse, aga see oli hämmastav, et kui me olime Pärnus, me olime seal, jalutasime ja see tugev sisemine tunne ja veendumus, see on meie kodu. Me kuulume siia, me peame siin olema, et see oli meile ka nagu selline üllatus, et ohoh, ja sellest see meie seiklus Eesti lihtsalt sellest tundest, et see on siin nüüd kodu. Jah, sellest see algas, et siis Jumal hakkas meile nagu näitama kogudusi, hakkas meile eestlastest sõpru tooma. Kogu aeg igal pool oli Eesti. Kogu aeg. See on siuke raamat nagu Kääbik, ma ei tea, kas te olete lugenud, aga seal oli siuke tegelane, eks ole, Bilbo Baggins, kes elas oma meeldivas majas ja ühel hetkel lihtsalt tulid nagu inimesed, kes kuidagi ta elus viisid ta välja sellest mugavast kodust ja ta ise avastas ennast keset seiklust, et tulite oma mugavast Soomest välja ja Pärnus korraga tulete, et me olemegi siia kutsutud. Ja just nii see oligi, sest tegelikult see alati, kui sa lähed kuskile, see tähendab, et midagi sa jätad selja taha ja milleski sa oled valmis nagu lahti laskma ja loobuma. Ja sel ajal 2002 me tõesti loobusime mugavustest ka, et meil oli nagu natuke teistmoodi elamine oli Soomes, kuhu me siis sattusime Eestis, aga see ei olnud, see väline ei olnud see mille pärast me tulime. Ja teil oli nagu, lihtsalt tundsite, et see on kodu, no ja kodu, aga midagi peab ju tegema ja. Ja, läksime kogudusse ja hakkasite kogudust otsima? Ja me tegelikult juba nagu selle enne, kui me kolisime, no siis me olime seal Pärnus ja siis meie kodukoguduseks saigi Pärnu kristlik vabakogudus, kus me siis käisime juba nii-öelda missionireisil piiblikoolis sel ajal ja me saime külades käia evangeeliumi kuulutamas. Ja ka olla osa mingit tegevust ja samamoodi, kui me kogudusse läksime, me läksime sellise nagu südame ja hoiaku ja mõttega, et me tahame aidata, et kus me saame aidata, siin me oleme, me tahame aidata. Ja siis tekkis võimalusi, et kus saab nagu kaasa lüüa ja midagi teha. Aga ikkagi see tundub nagu täiesti uskumatu, et keegi on nagu, kõik on stabiilne. Sa tead, sõbrad, töö, kodu, sissetulek, väljaminek, debit, kreedit, kõik on nagu balansis ja siis korraga nagu jätad kõik ja astud nagu välja paadist. Nagu Peetrus. Tähendab, Jeesuse hääl kõlas ka selle taustal kõik. Tema ütles Pärnu. Ja see harmoneerus teie kutsega. Et see oli hämmastav. See oli küll ja see veel nagu kinnistus, et kogu aeg Jumal küll kinnitas seda, et see on tema tahe, tema plaan. Aga kui me olime seal missionireisil, niin mä mäletan, et selle tiimiga me palusime ja palvetasime ja see oli nagu selline kindel nagu sõna ja sõnum, mis vähemalt haakus nagu minu ja meie südametega, et tuli see psalm 2, et palu ja ma annan teile rahvaid. Ja tuli väga pärandiks ja väga tugevalt tuli ja sel ajal me ei teadnud, et me kolime Eestisse, aga sel ajal juba tuli väga tugevalt südamesse, et Jumal ütleb, et hei, ma annan teile Eesti. Et nagu, ja siis tuli ka selline nagu sõna, et te saate, kui te tulete Eestisse, siis Jumal on juba andnud või tal on juba inimesed olemas, et tekivad ka sellised tugevad suhted ja et kõik on nii-öelda valmis. Kui te nüüd seda praegu jagate, ma täitsa nagu tunnen, et Jeesus on siin, et ta kinnitab neid sõnu. Ja, et see oli väga nagu selge või selline nagu tugev kutse. Ja palju teil siis oli lapsi
2 last on. 2 last oli. Ja. Võtsite lapsed kaasa Ja, loomulikult. Ja. autosse ja sõitsite Pärnusse. Jah. Ütlesid, et me oleme nüüd siin, leisite koguduse ja hakkasite kaasa aitama selles koguduses. Nii see läks. Ja lapsed olid siis, poeg oli meil 3-aastane ja tütar oli 10-aastane, kui me kolisime. Väga huvitav. Aga mina mäletan sind ka nendel mingi harvadel kordadel, kui ma Pärnus käisin koguduses, teid mõlemaid, aga siis ilmusid sa teleekraanile või vähemalt tiitritesse. Et kuidas see juhtus siis? No see oli siis juba palju hiljem, kui me 2002 kolisime, nii see TV7 töö algas 2009. Et seal olid need aastad olid ettevalmistusaega ja tegelikult tõenäoliselt see oli üks põhjus ka. Miks Jumal tahtis tuua meid aastal 2002 Eestisse, et me saime juba keeleselgeks, me saime tutvuda Eesti kogudustega, ka Eesti nagu keele ja kultuuri ja inimeste, et sa oled kohanenud on ja siis 2009 oli see, kui siis algas TV7 Soomes, et seal oli ka teekond, kuidas sinna siis. Soomes algas TV7? Vabandust, Soomes see algas 2003 ja Eestis 2009. Päris kiiresti. Jaa. Et Soomes oleks saanud TV7 algata, pidite teie eest ära liikuva Eestisse. Ja eks ma isiklikult ei tundnud TV7 rajajad Martti ja Mirja Ojarest, aga loomulikult Soomes olles ja kui sa oled kristlane, sa teadsid, et Soomes on kristlik televisioon ja jälgisime seda nende arengut ja neid nagu teadsime kaudselt, aga mitte niimoodi isiklikult ei tundnud. Jaa, et selline Jumala üllatus ootas meid ka Eestis. Ja et siis see on nagu hämmastav, kuidas nagu Jumal siis nagu juhatab, eks ole, et Jumala sõna ütleb, et ta paneb meie sisse soovid ja tahtmised, et me nagu siis tahame ja toimime ja tegutseme tema hea tahte kohaselt, eks ole, kuidagi nii see kirjakoht on, et su sisse tuleb nagu õige igatsus või õige soov ja siis tuleb välja, et see oligi nagu Jumala plaan, et sa nagu kuuletusid sellele. Jah, just nii see läheb, jah. Ja see on nagu olnud, ma olen alati nagu vaadanud eemalt teid ja mul on nagu jäänud selline mulje, et te olete väga julged inimesed. Aitäh. Et teha selliseid kardinaalseid nagu pöördeid oma elus. Jah, ma arvan, jah, et nii see on. Ma ei tea, kui omaks seda võtta, aga tegelikult see on nii, et ma mäletan, kui ma päästetud ise sain ja siis mul oli üks hea inimene mu kõrval sel ajal just, kui ma olin päästetud saanud, kellega ma vestlesime ja palvetasime koos. Ja tema ütles mulle, täpselt nii nagu sa nüüd ütlesid, ta vaatas mulle ja ütles, et ütles just nii, et Päivi, et sa oled nii julge. Ja ma vaatan teda nagu suurte silmadega ja ma vaatan, mida, miks sa mulle niimoodi ütled, kuidas sa niimoodi ütled, et ma ju kardan palju. Ma kardan, et kuidas sa ütled mulle, et ma olen nii julge. Aga siis ta ütles niimoodi, et jah küll, sul võib olla selline tunne, et sa kardad. Aga sa ei hooli sellest. Sa lihtsalt lähed ja teed. Ja see ongi julgus. Et nii see on, et ega kõik alati ei ole nii, et sa ei kardaks või sul ei oleks nagu seda mõtet appi, mis nüüd saab. Aga hoolimata sellest, sa tahad teha seda, mida sa koged oma südames, et see on Jumala tahe. Ja see on nagu kaalukausis suurem. Aga järsku see on kuidagi nagu seotud rahvusliku omapäraga või? Et millegipärast on nagu väga paljud siis rallimehed on soomlased ja nad on maailmas nagu esikohal, et selles kohas, kust kõik inimesed nagu enesealalhoiu instinktiks pidurdaksid, nemad panevad hoopis gaasi ja niimoodi tuleb võit, eks ole. Et või... Jaa, mina ei oska niimoodi üldistada, ma ei tea, aga ma tean, et siin on meil üks hea autojuht, kes kindlalt sõidab ja on väga julge nagu autoroolis. Aga ma arvan, et see on pigem isiklik, ma olen kõik nii erinevad on ja, aga eespidi jälle, et see julgus, mis nagu Jumal meile annab, see on ikkagi and ja see on nagu see, et mis tuleb tema käest, et tegelikult
seda võiks öelda, et sa pead nagu valima 2 tee vahet. Et sa tead, et see tee on nüüd Jumala tee ja kui see on Jumala tee, see tõenäoliselt tähendab, et seal on palju elemente, mida ma ei suuda, mida ma ei oska, mis on nagu mulle tundmatu, mis on mulle nagu vööras ja siin oleks minu oma tee, mis on nagu mulle tuttav, mis on mulle mugavam, on ju. Ja inimlik kogemus on see, kui ma lähen sinna, mida ma ei tea, mis on mulle vööras, mis on tundmatu, mida ma ei suuda, mida ma ei oska. Et loomulikult sa natuke kardad, nii. Aga kuna see on siiski nagu sa tahad valida selle tee, sest see on palju parem ja see on õnnistatud tee ja seal on häid asju tulekul, aga see lihtsalt see on inimlik pool, et kuna sa seda kõike veel ei tea, no see võib tunduda, et appikene, mis nüüd saab, aga sa siiski lähed seda teed pidi, kuna see on see õige valik. Seiklus algab siit. Seiklus algab seist ja paljust jääksid nagu õnnistustest puudu, et sa kunagi ei kogeks seda Jumala parimat, kui seda teed ei läheks. Aastaid tagasi me koguduses laulsime sellise noorte laul oli, et seal olid sellised sõnad, et aeg-ajalt küsin ma, miks ei näe me imesid oma silmaga. Et ja siis ta räägib, et imedes sõusub ma ja aga tihti me tahaksime imesid, aga me ei tahaks seda sammu astuda paadist välja. Et aga see on nagu väljakutse meie, et me loobume oma mugavusest ja astume välja. Just. Õige, jah, just nii. Ja ei täpselt ongi, et minu puhul jälle ma mõtlen seda, et kui ma nagu elus ei teeks neid otsuseid, need julgeid otsuseid, siis võib-olla kui ma vanaks saan, siis ma mõtlen, et oleks pidanud ometi tegema. Et see on loomulikult see asi ka, et kui see on keel rääkimine, et kui ma kunagi ei julge seda suud lahti teha, hakata rääkima, siis ma ka ei saa sellest elust ka nii palju, et selles mõttes on nagu tore, et on saanud kogeda nii palju ja elada mitmes erinevas riigis ja tutvuda selle Eesti ja Eesti on ikka meil, me oleme maal ikka kindlasti nagu, me oleme süda on meil Eesti moodi, et siiski kui me oleme soomalased, ikka me tunneme kaastunnet eestlaste kohta ja tunnen, mina kogen vähemalt, et eestlased on mul nii südames ja. Aga kui kaua läks aega, et te saite niimoodi keeles juba ennast väljendada? Ega see oleneb, millisel tasemel on ju. Et eks see oli kohe esimene aasta, kui me olime, nii siis hakkad nagu vaikselt proovid, katsetad, hakkad nagu mingisuguseid lauseid moodustama, aga küll oli esimene aasta vist oli niimoodi, et kui kuskil rääkisid, siis oli vaja ikkagi inglise keeles rääkida ja keegi tõlkis eesti keelde. Aga võib-olla peale siis juba teine aastani siis kasutasid sedagi, et mis sel hetkel oli ja sellisel tasemel, kui see siis oli. Meil oligi naljakas, läksime kohe Pärnu ja mõtlesime, et saame küll hakkama soome keelega, aga seal keegi ei osanud soome keelt. Kuigi tol ajal vist oli päris palju soomlasi Pärnu kandis. Nii, aga Jumal juhtis meid nii, et me nendega kokku ei saanud. Me olime ainult eestlaste keskel, kogu aeg eestlaste keskel. Nii, et 2 aastaga see juba tuli täiesti. Arusaamine oli juba kindlasti, et see kõigest said aru, aga muidugi see keel ei olnud puhas, aga hakkama said. Nii, et on võimalik? No on võimalik, jah. Aga kuidas, kui te olite siis juba keele saanud selgeks, meil on selline keeleminutiku eridena, aga kas te nägite unenägusid soome keeles või eesti keeles? Ma ei tea, olen kumbal sa mõtled, nii et ma näen nii ja no. Sa näed mõlemas keeles unenägusid? Ja, muidugi. Kallid vaatajad, andke meile teada, et mis keeles teie näete unenägusid. Minul on juhtunud niimoodi, et ma olin Nõukogude armees ja peale esimest aastat ma nagu ehmatuse ja üllatusega märkasin, et mõnel hommikul, et sellel ööl oli küll unenägu vene keeles. Ja, sest aju tegeleb ikkagi aktiivselt, kui sa oled selles keelekeskkonnas, nii see ongi see, mis ka öösel ikkagi jätkub, on ju see protsess, et keele õppimine ilmselt on ka öösel, et kui sa oled nii aktiivsed ja kogu aeg selle keskel, niimoodi see on. Et minu lähevad need 2 keelt, nad on nii samas kohas, et vahel lähevad nagu segamini ka, kumb on kumb. Aga lastega kodus rääkisite lõpuks? Soome keeles? Ja, kodus alati soome keel. Nii, et lapsed ei kaotanud soome keelt? Ei. Aga samas muidugi siis kodus me räägime soome keelt, aga nad käisid eesti koolis, et kõik see, mis sa nagu koolis õpid, see on nagu tugevam eesti keeles kui soome keeles.
Mul on üks küsimus veel nagu Soome koha pealt, et sihuke sõna on soome keeles, mida nagu eesti keelde on väga minu jaoks keeruline tõlkida, aga võib-olla te aitate, et sisu. No, see on hea sõna. Kas sa tahad öelda, mis see on eesti keel? No eesti keeles ei ole otseselt seda üht ja sama sõna minu arust. Meil on küll sõna olemas sisu, eks ole, aga see on nagu sisukord või, aga see ei ole see. See on nagu see on, ma arvan, segu võib-olla, aga see tähendab sellist, et sa oled nagu järeleandmatu. Et sa lihtsalt tulgu, mis tuleb, ma lähen läbi. Mis iganes vastu tuleb, ma lähen läbi. Ja see on sisu. See on see omadus, mis mul on. Ma olen järeleandmatu. Mind ei nagu häiri, mind ei sega, mis iganes tulgu, mis iganes. Mina lähen. Päevalõvi. Jah, päevalõvi. Sisu. Jah. No nii. See võidukas võiks öelda. Võidukas, jah. Järeleandmatult. Ja, see on su hoiak. Et sa lihtsalt, nii, selline hoiak. Et mind ei peata miski, mitte keegi. Noh, et kui ma olen otsustanud, siis see sisu on see omadus minu sees. Lihtsalt, et ma lähen läbi ja ma võidan, ma lähen nagu edasi. Ma ei anna alla. Et kas see, kuidas see tundub, et kas Jeesusel oli sisu? Kindlasti. Kindlasti. Tal oli selline ehtne soome sisu. Jah, oli küll. Et mis teha, et nagu ka eestlased saaksid selle sisuga nagu tuttavaks? Sa Jeesusega tuttavaks. Et see ja, et siin me oleme sellises heitlikus maailmas, kõik muutub kiiresti, kõik on ajutine ja suhteline. Aga tähendab on keegi, kellel on sisu, kes on võidukas. Et kui me hoiaks tema poole, siis me võiks olla võitjad selles maailmas. Ja, see on Jumala parim. Ja, kindlasti. Just nii. Et nii, et sa arvad, et kui Eesti rahvas võtaks vastu Jeesuse, siis meie sisu nagu muutuks. Jah, hoiak muutub, suhtumine muutub. Ja sa tead, et miski ei peata mind, miski ei saa peatada. Kuna Jeesus, kui me Jeesusega koos lähme, no keegi ei saa peatada. Ja kui sa lähed seda teed pidi, mis tema sulle näitab, nii kindel on see, et sa lähed läbi tulgu, mis tuleb. Ma arvan, et me vajame seda hädasti kohe. Seal on üks laul, mida lauldakse mõningates kogudustest, et tulgu, mis tuleb, aga mul on rõõm. Just mul on rõõm. See ongi see su hoiak. See ongi see, et meie aeg ka siin niimoodi jookseb. Meil oli väike selline eksprompt kokkusaamine, aga teil on nagu selline olnud võrdlusmoment näha elu siit poolt lahte ja sealt poolt lahte. Ja mis võiks olla võib-olla need erinevused, mis paistavad eestlaste ja soomlaste vahel. Vahel nagu öeldakse, et me oleme nagu üks ja vennasrahvas ja no tegelikult meil eestlastel ei olegi kedagi teist, kes oleks võib-olla nii lähedane meile, eks ole. Aga samas on meil väikesed mingid erinevused, eks ole, aga kuidas te olete, olles nii siin kui seal, kuidas te olete tundnud seda asja? No võt, kui hea küsimus. Mis me nüüd vastame, mis sa vastad? No eks mina olen nagu pannud tähele seda, et siis algusaastatel vähemalt Eesti oli natuke selline vaesem võib-olla, et seal meil oli rohkem nagu Soomes, aga nüüd on pööranud teistpidi, et tundub, et siin tundub meie kodukandis ikka mina sõidan kõige odavama autoga, et see on ka mulle nagu, et vahet pole, mulle sellest sõiduvahendist piisab, millega ma sõidan, nagu see viib mind A-st B-sse, aga ikkagi, et ma näen seda, et eestlasele võib-olla, et talle on väga-väga tähtis see materialism, et vahet pole, kas mul on söögi jaoks raha, aga mul on ikka sõiduvahendid ja sellised, et see oli mulle ehk selline, mida mul torkab silma natuke Eestis. Mina täpselt ei tea, mis Soome olukord võib-olla see on hullem praegu, aga see oli mulle nagu selline üllatus ja kui sul on Jeesus südames, siis loomulikult see on kõige tähtsam ja seda ma olen pidanud ka ise õppima, et ma olin ka kunagi, enne kui ma sain päästet, mul oli väga tähtis see, et mul pidi olema ilusad autod ja ilusad paadid ja ilus naine ja ilus maja ja kõik, aga mul ei ole rahu südames, et mul oli see kogu aeg see, et ma pidi midagi rohkem olema.
Naabrist parem. Jah, täpselt. Ja, et nüüd praegu mul on nagu rahu südames, siis vahet pole, kas ma sõidan uuema või vanema autoga. Loomulikult ma sõidan hea meelega uue autoga. Mul pole selles vahed, aga ikkagi, et see on see, kui mul on rahu südames. Et kui ma tean, kuhu ma lähen, kui ma suren ära, et siis ma lähen taevasse mitte põrgusse, et siis see on see kõige tähtsam. Ja võib olla just see, et kui nende kahe rahva nagu ajalugu on erinev, see võib olla see kõige rohkem, mis on mõjutanud ka inimesi, et Soomes on olnud natuke pikem aeg seda iseseisvust ja vabadust ja ei olnud seda nõukogude aja perioodi. Nii see on teatud asju teinud inimeste südametes, et seda nagu vahet oli võib-olla tunda natukene, et teatud mõttes alguses tundus, et Eestis oli natuke raskem seda usaldust peita, et sa nagu jõuad selle inimese nagu, et ta võtab su vastu või ta julgeb sind usaldada, et selleni oli vaja rohkem nagu vaeva näha või tööd teha, et see suhe tekib, et Soomes see oli nagu kiirem ja sai nagu kiiremini nagu kontakti. Ja see oli ka võib-olla just see, et inimesed oli värskelt võib-olla tulnud sellises perioodis, kus oli raske inimesi usaldada ja oli palju ehk tehtud liiga ja inimesed olid haiget saanud. Ja Soomes võib-olla oli siis olnud sellist teistsugust aega, pikem aeg. Et see oli üks erinevus, mis oli küll vähemalt siis just alguses, kui me siia tulime, et kuna see oli ka missioon, et oli soov tutvuda inimestega ja leida seda kontakti, aga see ei olnud nii kiire. No muidugi me oleme palju olnud Ida-Soomes ja Ida-Soome jälle Soomes on nagu teismoodi, seal inimesed on hästi vahetud ja hästi sellised avatud ja valmis suhtlema ja kohe nagu oleks tundnud 10 aastat siit. See temperament on selline sealpool. Kas Ida-Soome temperament on sarnane Ida-Eesti temperamendiga? Ma ei tea, ma ei tunne seda poolt Eestit nii hästi, et võib olla. Seal on selline külalislahkus ja kõik võtavad soomaks nagu, ma ei tea, 2 minutiga, nii et. Me oleme juba pool tundi varsti rääkinud, et siis. Aga jah, aga tähtis on see, et ma usun, et see kõige suurem identiteet, siis meile nagu siiski see identiteet, et ma olen Jumala laps, ma olen ikkagi, et me oleme õed ja vennad, kas me oleme eestlased, oleme me soomlased, et me oleme üks pere. Ja see on see, et mis teeb võimalikuks, et hästi erinevad rahvused või erinevad inimesed võivad olla ühel meelel ja armastada üksteist nagu siirad, mis on võimalik, kui sa oled Jumala oma ja sa oled vastu võtnud selle armastuse, mis Jumalal on su vastu, siis sul on lihtsam nagu ka armastada ligimest, kui muidu oleks. Jälle tuleme lauluvara juurde tagasi, et meil oli üks laul selline, mida me laulsime, et vaimus me saanud üheks. Et see vaim on, mis meid siis ühendab. Just. Et täna ma olin huvitavaks vestluse tunnistajaks, me käisime natuke ringi siin Ida-Virumaal ja Päivi astus ühele abielupaarile ligi ja hakkas nendega rääkima eesti keeles, nad ei tahtnud rääkida, siis peale pinnimist nad avaldasid, et nad on sakslased ja nad ei ole kohustatud eesti keeles rääkima. Aga siis Päivi küsis, et kas te Jeesus tunnete, nad ütlesid, nad on usklikud, eks ole, kuidas see oli, nad on kristlased, eks ole. Ja Päivi küsis, et aga kui surete, kas teate, kuhu lähete? Nemad ei teadnud, kuhu nad lähevad. Et vahest inimesed on nagu segaduses oma identiteediga, eks ole. Et neile tundub, et neil on, aga neil ei ole tegelikult, eks ole. Et aga kui meil on Jeesus, siis see sisu, siis meie elu on üks seiklus, heas mõttes, eks ole. Et see tal on midagi meile varuks, mida me isegi ei kujuta ette. Ja kui me julgeme nagu sellest paadist tema kutse peale välja jätta oma elu, siis tema õnnistab. Ja see on olnud suureks julgustuseks teie ususammud siin vaadates eemalt, et tulla, olla teise rahva keskel, õppida keel, olla kasutatud tema poolt ja ma ei tea, kas sa tahaksite midagi veel Eesti rahvale öelda? Jaa, hea võimalus. Täpselt, nii. Kas ma võin öelda?
ja kallid inimesed, ma lihtsalt ütlen seda, et ole julge, ole lihtsalt julge, et me oleme Hariga nagu palju käinud tänavatel kuulutamas evangeeliumi ja rääkimas inimestega ja inimeste südamed on tegelikult, nad igatsevad Jumalat, nad igatsevad, aga nad ei oska selle igatsusele nime anda ega panna. Aga mu julgustus on see, et me teeks neid esimesi tegusid, et Jumal andis meile nagu ühe ülesande, et olla Jeesuse tunnistajad. Et käia armastuses ligimehe vastu, armastada oma Jumalat kogu südamest on muidugi see esimene, aga see, mida Jeesus tegi, oli see, et ta ütles, et tema ongi see päästja. Ja me saame jätkata seda tööd ja apostlid tema järgi tegi täpselt sama, et me ei tohiks unustada seda, miks on esmatähtis. Esmatähtis on see, et iga kõrv kuuleb, iga inimene võib kuulda, et on ainult üks, kes on tee isa juurde ja see on Jeesus Kristus, et kohe julge, et sinna tänavatele või kus iganes sa liigud, et ära karda, sest püha vaim on selleks, et anda meile selle varustuse ja võitmise, et see on eelkõige selle jaoks, et inimesed meie ümber kuuleksid head uudised Jeesusest, sest see on mu julgustus täna. Saagu siis nii. Saagu nii. Saagu siis nii ja kallid televaatajad, siin on tunnistuses sellest, kui sa usaldad oma elu Jeesuse kätte, siis Jumala sõna ütleb, et ükski, kes on lootud tema peale, ei ole iial jäänud häbisse ja Hari ja Päivi on selle tunnistajaks. Nad on teinud kannapöörded oma elus, Jumal on neid kandnud, nad on olnud õnnistuseks paljudele ja usume, et Jumal kasutab teid jätkuvalt nii siin kui sealpool lahte ja kus iganes tema plaanid on. Olge väga õnnistatud kõik, kes te vaatasite ja samuti kallid külalised. Aitäh. Aitäh.